selline fotode pealt äratundmisvärk, see on natukene nagu kodakondsuse andmine, sest et me proovime ka niimoodi teha, et need meie andmebaasid muutuksid rahvusvaheliselt kättesaadavaks, et siis ümber Läänemere igal pool, kus hülged pildistatakse, seda tehakse hea meelega, eks ole, oleks võimalik siis ka nagu seal andmebaasis otsinguid teha selle järgi, kas seda loomu on ka mujal nähtud ja nii edasi, et tehnilised võimalused on nii võimsad juba, et tuhandete või kümnete tuhandete piltide võrdlemine arvutite sees võtab ainult seal mõned tunnid aega. Vanasti pidi silmaga võrdlema ja see oli väga suur töö. Drooni pealt on võimalik täna määrata juba hülgepoja kaalu. Ja umbes sama täpselt kui 2 meest ja rippkaal, eks ole, ja kott ja natukene võimlemist. Ja see tähendab seda, et drooni pealt me saame kaaluda ära terve saareteie hülgeid, eks ole, ühe ülelennuga. Ja see on väga põnev, sest siis me saame aru, kuidas neil läheb üldiselt, kuidas nende emadel läheb. Sest see poja suurus ikkagi sõltub sellest, palju emal talle anda oli. Et võin isegi juba vaikselt niimoodi lekitada teavet, et näiteks siin Saaremaa läänerannikul me oleme näinud vähemalt 33 emaüljast sama koha peal, kus nad olid eelmisel aastal. Kinnitatakse siis liimiga hülge seljale ja ta nende kontaktide kaudu saab teada merevee soolsuse, temperatuuri ja vee sügavuse.